Tere tulemast, kuuled Grit Startup turunduse podcasti. Suurime edukatelt Eesti idufirmadelt, mis on nende turunduses töötanud. Mina olen Andres Unt. Tere ka minu poolt, mina olen Katri ja Helena Komp. Oot. No nii, sa ei saanud vist tema kätte, et Marellat ei ole meil enam. Aga kus teis? No võt, nii on. Oot, mis su nimi oli? No Katri ja Helena, tere. Tere kõigile. Ei, no, meeldiv tuttuda. Meeldiv tuttuda. Okei. No selge. Jah, ühesõnaga nii on jah, et tegelikult päris palju uusi muutusi on toimumas ja Marelle ei ole kuhugi kadunud, ta on endiselt Gritiga seotud, ta jätkab Grit konverentsiga ja Grit brändiga. Muide konverentsipiletid kindlasti ostke ära, et ega need kaua ei püsi. Aga podcasti osas meil jah, on nüüd siis, on tema vähem seotud, meil on nüüd Katria, kes aitab seda asja teha. Ja Katria, räägi inimestele veidi, sa olid eelmine kord Griti konverentsil esinesid, sealt muide tekkis meil see idee, et miks sa üldse võiksid siia tulla, aga räägi natuke, mis on su seos startup turunduse ja turundusega ja kes sa oled? Jaa, esiteks mul on super suur au siin olla ja Marelle Mantliberjana siin stuudios täna istuda, et ma ise olen ka Griti kuulaja olnud pikka aega ja hetkel ma töötan sellises ettevõttes nagu Messente ja ma olen seal turundusstrateegia juht ja ütleme niimoodi, et Messente oligi mu selline üks esimestest kokkupuudetest B2B turundusega, startup turundusega ja nüüd juba 3 aastat olema selles maailmas pikalt sees olnud ja siia välja jõudnud. No väga lahe, et mul on ülihea meel, et sa oled pardal ja Messente on ka meil podcastis käinud, nii et igati kõik asjad on omavahel seotud ja teine suur uudis on see, et nagu te näete, et siis see ümbruskond on muutunud. Meie taga on uus stuudio ja see stuudio asub, me oleme praegu Tallinna kesklinnas ja me lõime sel hooajal käed Delfiga ja see avab meile uusi võimalusi ja lahedamaid startup turundajaid, keda saame siia kutsuda. Nii et aitäh sulle Delfi, et sa näed meis potentsiaali olla enda võrgustikus. Ja nimelt on meil ka siuke ettevõtte siin ka Zone, et kes on pannud õla alla ja ta on, ma arvan, me kõik teame, oleme kuulnud, aga ta on kogenud internetiteenuste ettevõtte, aitab ettevõtetel luua, hoida oma kohta, siis kus saad domeeni registreerida, saad seal oma kodulehte, e-posti majutust hoida ja minu meelest on, kuigi on tegu üks vanema brändiga, on nad tegelikult suht värske olemisega ja teevad ülilahedat sisu viimasel ajal ja oma sellised kuvandit teinud väga selline noortepärase kuvandiga, nii et me vägagi hea meelega joome siit Seuni pudelitest. Ja meil on täitsa nii palju on uusi muutusi see hooaeg olnud, nii et loodetavasti meil tuleb üks vägev hooaeg ja lähme siis 2026 esimese saate juurde ja täna me räägime ühest Eesti fintech äpist. See kasvab mitmes Euroopa riigis väga jõudsalt ja see aitab inimestel oma finantsid korda saada. Kes veel aru ei ole saanud, kellest me räägime, siis see äpp on Bylance ja täna on meil külas Bylance'i kasvu- ja turundusjuht Mikko Leo Selg. Tere, Mikko! Ja mitte kasvu- ja turunduse juht nagu, vaid Head of MEA, Head of European Markets, ehk siis põhimõtteliselt superstar on meil siin. Ja Mikko, kes on meil pikaajalisem kuulaja, see teab, Mikko on kunagi ka käinud Meet Frankiga. Mis seal juhtus, aga ei, sellest räägime teine kord. et on siin ja mul on nii hea meel tegelikult näha seda, et ongi, et Grit ei ole ainult, et see on inimeste saade, siin on persoonid, kes käivadki läbi oma eluetappide. Jah, aga räägi meile, et kes sa oled, kust tuled, mis su taust on ja mis Bylance'is sinu roll on? Tere! Tore tagasi olla uues hooajas. Bylance'is ma olen üks 3 kaasasutajast ja siis kasvujuht. On siuke, ma ise nagu pendeldan, ma arvan nagu turunduse, tootearenduse ja finantsmaailma vahel, et sellepärast ka see nagu kasvujuht, et see nagu turundus tegelikult meie tüüp äris ongi nagu üks komponent sellest, et kuidas sa lõpuks käivad kasutad. Et lõpuks see nagu toote pool ja ka nagu unit economicsi pool peab nagu kokku kõik sobima ja siis ma olengi
see üks inimene, kes kõiki neid asju nagu vaatab mingi poole silmaga ja saab liigutada hoobasid nagu igas dimensioonis, kui vaja. Aga mida Bylance'i äpis teha saab, kui keegi veel ei tea? Bylance'i äpis saad oma rahast parem üle vaata, ehk siis nagu eraisikutel mõeldud äpp. Saad ühendada enda pangakonto, siis me süngime sealt andmeid sinu kulutamisharjumuste kohta ja siis meie erinevad AI-põhised mudelid aitavad neid analüüsida ja loodetavasti siis annavad sulle võimaluse teha paremaid finantsotsuseid, ehk siis me võib-olla ei aita sul nagu otseselt rohkem raha teenida, aga see raha, mis sul sisse tuleb, et see läheks siis nagu täpselt sinna, mis loob sulle kõige rohkem väärtust, et eesmärk ei ole tingimata nagu maksimaalselt vähe kulutada igat senti taga ajada, aga et sinu kulutused oleksid siis vastavuses sinu prioriteetidega, et sul oleks ülevaade, meelerahu, kindlus oma rahaasjades. Kes üldse on praegu Bylance'i selline keskmine kasutaja? Bylance'i keskmine kasutaja on pigem üle keskmist palka saav inimene, kelle rahaasjad lähevad nagu veidi keerukamaks juba, et tal on tõenäoliselt nagu mitu pangakontot, ta võib-olla tahab investeerida. Tekivad mingisugused siuksed subscriptionid, mida võib-olla isegi ei mäleta, et sul on. Siis me aitame kõik siuksed asjad nagu üles leida ja sulle nagu raha jälle sinu kontrolli alla tagasi tuua. Ja jah, et siis nagu hästi palju ongi siukseid inimesi, kellel on nagu mured sellega, et nad küll ühelt poolt raha nagu tuleb sisse, aga teist poolt nagu kaob ära kõik, et iseenesest nagu palganumber on hea, aga sa ei tunne, et sa oleks nagu säästaksid piisavalt, et sul oleks kontroll nagu oma rahalise poole üle. Et siis me aitame nendel inimestel hetkel raha paremini managerida siis. Aga natuke seda Bylance'i mastaape ja skaalat mõista, kui paljudes riikides täna tegutseda, palju teil inimesi on, palju käivet? Jaa, meil on tiim on 5 inimest, ehk siis päris pisikene, mina olen ainus nagu nii-öelda turundusinimene. Riikide poolest me keskendume hetkel umbes 6 põhiturule. Aga see on siuke umbes, et meil on nagu palju nagu õngesid vees ja siis me nagu aeg-ajalt vaatame, kuidas nendega läheb. Ja maksvate kasutajate poolest meil on nüüd juba ilusti üle 10 000 maksva kasutaja ja käibe mõttes alla 30% käibest tuleb Eestist, ehk siis ikkagi suur enamus välisturgudelt, hetkel Itaalia ja Belgia on need kõige kiiremini kasvavad riigid. Ja nüüd siis, ja sa liitusid kui ammu aega tagasi? 3 aastat täpselt. Ja lähme siis läbi selle teekonna, mis on olnud põnev, et kui sa pihta hakkasid, milline see turundus hakkas välja nägema, millest sa alustasid? No me alustasime 23. aasta alguses päris nagu jaanuaris. Ja turundus alguses Eestis läks nagu väga hästi käima, et me kasutasime sellist kombinatsiooni põhimõtteliselt influenceritest ja meta-adsidest, mis nagu üksteisega koos just nagu tekitas siukseid palju positiivseid kõrvalmõjusid. Ja siis sellega nagu me nii-öelda alguses lükkasime selle kasvu nagu käima ja siis tekkiski juba nagu orgaaniline levik ja ka tegelikult App Store'i algoritmidele väga meeldib see, kui sa nagu kiiresti kasvatad populaarsust teatud riigis, et siis App Store hakkab sind ka rohkem soovitama. Et seda nagu ühe riigi põhiselt väikses riigis nagu Eesti, kus oli ka nagu väga soodne pinnas sellise äpi jaoks, sest eestlased on nagu päris rahatargad Euroopa mõttes. Et siis see nagu alguses pani selle kasvu Eestis väga hästi käima. Alguses. Mis see hea kasv tähendab, kui palju te kasutajaid kuus saite tollal? Võt sina küsimus, ma mäletan 23 aasta tervikuna me kasvatasime üle 7 korra oma käivet. Päris hästi. Et me alustasime siis alla 1000 maksva kasutajaga ja siis lõpetasime järelikult seal 4-5 tuhandega. Ja see siis on algus oligi kõik nagu Eestis ja Baltikumisest. Ja täna maksvaid kasutajaid on kui palju? Üle 10 000. Okay. Aga et mis seal nagu veel taustal on muutnud, on tegelikult see, et meie nagu toote hind on väga palju kõrgemaks läinud. Et jah, uutes riikides on kallim.
aga kuidas teil täna on, mis on see põhiline kasvukanal, kus teil täna see kasutaja kohale jõuab? me täna oleme endiselt väga optimeerinud oma asjad metareklaamidele just, et makstud reklaamidele. Ja siis ongi, sealt tuleb nagu see kõige suurem osa, mingi 70-80% just nagu uuel turul, kus me ei ole nagu väga pikalt tegutsenud ja siis ongi sinna otsa me panemegi endiselt mingil määral influencereid, siis on referralid kasutavalt kasutajale, orgaanilist levikut ja üritame ka nagu App Store'i algoritme siis enda kasuks tööle panna. Aga too, kui korra veel kerida tagasi sinna sellesse esimesse aastasse, kus väga paljud äpid täna ka on, et kuidas, räägi veidi lähemalt seal, et kuidas te valisite need tegevused, mida teha ja räägi veidi detailsemalt seda, kuidas see taktika seal välja nägi? No ma arvan nagu meta-ads kindlasti, kui põhimõtteliselt iga tootega alustamise mõttes on nagu vajalik ära proovida, et see ikkagi sellist tüüpi tootele, mis meil on, mida nagu inimesed ei otsi tegelikult väga suures mahus, et nad pigem nagu avastavad selle. Ja see on ka nagu meie võimalus siis seda probleemi teadvustada inimestele, et siis selle jaoks nagu meta-ads tegelikult on väga hea. Ja sellepärast me seda nagu siiani kasutame. Ehk siis nagu meta-ads sarnast tüüpi tootele nagu suure tõenäosusega töötab. Või tähendab peaks töötama. Ja siis oluline ongi nagu valideerida ära see, et sa selle nagu enda jaoks tööle saad, ehk siis ta on nagu siuke üks kanal, mis kindlasti sulle peaks töötama, ehk siis kui sa ei saa seda tööle, siis see tähendab, et peab rohkem tööd tegema millegagi selle kanal ja eks meil oli nagu samamoodi. Ja influencerid oli too hetk ka päris hea täiendus, ütleme Eestis nagu influenceritega või nagu ühes riigis influenceritega toimetada on võrdlemisi lihtne, mitme riigi üleselt nagu väga palju keerulisem. Aga Eestis on juba tuttavaid inimesi, sa saad selle usalduslikuma suhte nagu luua ja siis mis me nagu ise, mis meile meeldis, ongi see, et nagu influencerid aitavad hästi palju usaldust loota, luua toote vastu ja nagu selles nagu vabamas, mitte selgelt reklaami formaadis nagu rääkida tootest ja samas nagu meta-adsid ikkagi konverdivad väga hästi. Ehk siis inimesed, kui just need kaks nagu kokku panna, et siis inimesed näevad influenceri koostöösid, aga siis hiljem see avaldab positiivset mõju ka reklaamidele. Kindlasti. Tahaks nende meta-adside kohta veits täpsemalt teada, et kuidas teil on muidu ju pankadel ja finantsasutustel on suhteliselt karmid reeglid reklaamides, kas teie peate ka neid reegleid jälgima? Ei, me selles mõttes ei ole finantsasutused, meie nagu rahaga ei toimeta, ehk siis me nagu ainult töötleme andmeid, siis põhimõtteliselt, mis kasutaja on meile lubanud anda. Okei, aga kuidas te nende meta-adsidega, et oli teil mingi konkreetne strateegiast, ma kujutan ette, et päris paljud, kes kuulavad ka, ei olegi saanud metat võib-olla sellisel viisil tööle, et see on, sa ütlesid 70-80% on ju tuleb sealt kasutajast, et kas teil on nagu mingi pikk funnel sinna taha ehitatud või räägi veits lähemalt sellest, kuidas asi teil välja näeb? Et seal, eks meil nagu Eestis läks meta-adsidega väga kergelt, aga see, et me nagu stabiilselt tööle saame nagu mõistlikul skaalal meta-adsid nagu mitmes riigis, sinnani läks tegelikult mingi aasta aega nagu tööd põhimõtteliselt, ehk siis seal samamoodi see ei hakanud nagu iseenesest tööle, ehk siis kui nagu ise ajas tagasi kerida, et sellest, et meta-adsid praegu ei tööta, ei tähenda, et see nagu kunagi ei võiks töötada ja seal nagu optimeerimisruumi on kõvasti. Aga mis nagu meil edu on toonud, ongi siis see nagu terviklik lähenemine sellele, et tegelikult see meta pool, kus on nagu visuaalid ja mingi kampaania struktuur, et see on nagu üks nagu väike komponent sellest. Aga mobiili äpi puhul vähemalt sama oluline komponent on see, et kuidas see kasutaja nagu onboardingu kogemus või tema esimene sessioon äpis välja näeb. Et kui sa äppi oled alla laadinud, et me siis sulle nagu mingi mõne minuti jooksul suudaksime mingisugust väärtust pakkuda ja sulle nagu võib-olla ka vahepeal seda probleemi teadvustada piisavalt, et sa oled valmis selle prooviperioodi alustama meiega. Ja siis nagu kolmas pool ongi see nagu unit economics nii-öelda, ehk siis kui meie oleme pidanud nagu oma hinnastusest ja sellisest packaging'i poolest nagu mõtlema just selles vaatenurgas, et nagu mis sobib meta reklaami tegemiseks.
et asi, mida meie metas nagu täna kõige rohkem optimeerime näiteks on KAK-i payback'i period. Eks kui me paneme nagu 1 euro meta ads'i sisse, et siis nagu mitme kuuga me selle euro tagasi teenime. Et see on nagu üks asi, kui sa seda poolt nagu läbi ei mõtle, siis on praktiliselt võimatust tööle saada, aga me nagu pidime palju enda hinnastust ja niisugust packaging'i plaanide valikut nagu ümber tegema selleks, et see pool nagu tööle hakkaks, sest muidu sul võib LTV olla okei, aga kui sa ootad seda tagasi nagu väga pikka aega, siis sa ei saa skaleerida lõpuks. Et lõpuks sul ei ole vahet tegelikult, kas meta ads on mingi ilgelt keerulise seadistusega tehtud, vaid see on nii suur tervik on ju, mida vaadata. Pigem jah, ja ma arvan, see nagu suurem edu võib-olla tulebki sellest nagu tervikpildist, kui seal ainult nagu meta osaga töötamisest, et lõpuks iga komponent peab nagu töötama seal. Aga kas neid suunamudijate videoid kasutasite ka metareklaamides? Ja see tegelikult oli meeletult hästi töötav teatud juhtudel. Et me jah, nagu mõned me kõige paremad reklaamid üldse on olnud influenceri tehtud video, mis ta on nagu enda feed'i postitanud. Me nagu ostame selle kasutamisõiguse endale reklaamina ja siis lihtsalt oma raha eest boostime seda. Et see nagu best case scenario seal on hästi kõrge. Ja ka nagu worst case scenario on täiesti null, eks, sest ta on selline nagu veidi portfolio manageerimise tüüpi väljakutse, et sa ei tea nagu tingimata, milline content piece on edukas. Et see pigem, kui sa tahad see nagu pikaajaliselt teha, siis ta tahabki sellist skaalat saada natukene, et sa tuleks peale asju, mida sa saad katsetada. Aga palju te seal esimese aasta jooksul, kui palju oli neid suunamudijaid, palju te sinna investeerisite, kas te maksite neile või oli mingi muu deal? Ma arvan, me Eestis tegime mingi üle 20 koostöö tegelikult poole aasta jooksul, mis on päris hea number ja mis tulebki nagu see osa mängu, miks seda on nagu keeruline korrata teistes riikides, et sul on vaja ikkagi nagu päris suurt nagu massi ja ma arvan, see nagu kriitilise massi pealt kindlasti töötab, sest nagu ma mainisin, seal tekivad nagu positiivsed mõjud teistesse kanalitesse. Et üksiku koostöö võib-olla edukus ei ole nii kõrge, aga ta nagu kaudselt toob sulle veel hiljem tulu. Ja kui me influenceritega koostöös teeme, siis me üritame maksta nagu tulemuste pealt, meie puhul siis prooviperioodi alustamise pealt. Et siis meie saame kontrollida seda kasumlikkust. Ehk siis see peaks olema mingisugune kvaliteetne event, mis on nagu suhteliselt tugevalt seotud su käibega. Et kuna meil on nagu tasuta prooviperiood, et siis ei ole nagu influenceri mõttes nagu hea oodata ära, kuni see inimene päriselt konverdib, aga mingisugune event, mille pealt meie saame suht täpselt ennustada, palju me teenime mingi kliendi pealt. Et siis me saame seda kasumlikkust kontrollida. Kui me maksame nagu fikseeritud summat, mida me ka oleme teinud päris palju, et siis see läheb jälle sinna portfolio manageerimise kategooriasse. Sest ühe influenceri põhiselt, vähemalt meie kogemus on see, et ei ole põhimõtteliselt võimalik ette ennustada, mis ta nagu tagasi toob. On olnud üllatuslikke edulugusid, on olnud väga üllatuslikke läbikukkumisi. Et pigem ongi, sul on vaja teha nagu mingi 10+ koostööd ja siis on average see nagu töötab, aga kui sa teed 3 tükki, siis sa võid 3 tükki järjest failida ka. Ja kui palju sul on nii-öelda teiste kaasasutajate või teiste tiimiliikmete juures vaja sükest veenmistööd teha, et päris tihti on see, et sa teedki 3 koostööd ära ja siis tegelikult tullakse ja küsitakse, et where is money, et kus on tulemused, kuidas teil on tiimis? Veenmistööd on vaja vähe teha, et me olemegi B2C äris, mis on nagu hästi, nagu turundus on nii põhitegevus, nagu, mida me peame tegema, kui meil üldse nagu mingit edulootust on, eks siis sellest on meil nagu ma arvan väga ühine ja nagu hea arusaam. Ja pigem võib-olla see portfolio põhine lähenemine on nagu meil endal olnud nagu hea õppetund, et võib-olla ei ole, või nagu nüüd, kui me oleme katsetanud nagu uusi riike näiteks käima saada sama mudeliga, aga me olemegi jäänud nagu pidama 3 koostöö peale, siis me tegelikult
noh, enam ei tee seda, et me nagu teame, et see lihtsalt on liiga vähe. Meil peab olema teatud X summa nagu eelarvet, et minna üldse nagu mingi riigi kallale, noh nagu selle lähenemisega. Et sa pead nagu, noh nagu meta-ads võib-olla on ka nagu tekitanud osades inimestes selle tunde, et sa saad igat asja nagu 40 € päevas testida. Aga nagu mingites kanalites sul on ikkagi mingisugust nagu kriitilist mahtu vaja. Kui sa näed ette, et sa ei suuda seda teha, siis parem nagu mitte testida, sest et tõenäoliselt ei tööta, aga sa tegelikult ei õpi ka mitte midagi sellest, kui sa lihtsalt nagu liiga väikse eksperimendi see hetk teed. Ehk siis me nüüd nagu võib-olla olemegi veits nagu tagasi tõmmanud sellist väikeste katsetustega just nagu influencerite valdkonnas ja ootame seda nagu sobivat hetke, kus teha nagu varasemast nagu just 10 korda suurema eelarvega nagu uus proovimine, et see väikeste eelarvetega ei ole nagu edu saavutanud ja pigem suuname teistesse kanalitesse, kus me saame nagu praegu toimetada. Aga kas need influencerid, need oli muidu sooduskood tookord või et seda läbi mõtlesite, on ju? Et me võtsime täpselt selle promokoodi järgi ja promokood andis siis meie puhul pikendatud tasuta prooviperioodi inimesele, et tal on motivatsioonist kasutada. Ja kas see 20 inimest, see on ka tihti, kus on dilemma, et kas ma võtan ühe suure või võtan mitu sükest mikro oma, et kuidas teil see jaotus oli? No too hetk me tegime, no see on kombinatsioon, too hetk me tegime päris palju suuri ka ja tegelikult töötasid nagu väga hästi. Aga ma ütleks, et see on nagu muutunud ajas, ehk siis nagu kui ma täna teeks uuesti seda, siis ma arvan, ma paneks palju tugevamalt just nagu väiksemate influencerite peale. Et just nagu too hetk tegelikult nagu Reelsid näiteks Instagramis, me tegime pealmiselt Instagramis, oli nagu meta jaoks ka uus toode ja nad on seda ajas nagu kõvasti timminud. Ja ütleme see nagu inimese praeguse followeride arvu tähtsus algoritmi jaoks ajas on nagu langenud. Ehk siis kui sa varem ikkagi nagu ostsid selgelt ligipääsu sellele tähelepanule, mis inimesel on, siis nüüd sa ostad pigem tema nagu sisuloome võimekust. Ja see tingimata ei tähenda, et tal peaks olema Eesti mõistes 20-30 000 inimest, välismaa mõistes mingi 100 000 nagu jälged. Et sa otsid väga head sisuloome võimekust mõistliku hinnaga. Seega tegelikult võib-olla tasub ka otsida just sükseid nagu varjatud, mingeid sükseid andekaid tüüpe, kes ongi täna väiksed, aga et kes lihtsalt teevad hästi sisu ja tal võibki olla 100 jälgijat, aga tegelikult see võib sul tuua rohkem nähtavust. Ja, et see, kui ta teeb sulle nagu ülihea sisu, siis nagu algoritmid levitavad seda sama hästi nagu selle suure followeride arvuga inimese sisu. Aga ma arvan jah, nagu turundaja, nagu sa otsid nagu kasumlikkust, siis see kasumlikkuse poolt on nagu lihtsam tööle saada just nagu selle väiksema influenceriga. Aga et oleneb ka veits nagu mille jaoks sa kasutad seda, et nagu meie ikkagi tahame seda influenceri koostööd suht kiiresti rahaks muuta. Kui see on rohkem brändi ehitamise eesmärgil, mingisuguse elustiili proomise eesmärgil, et siis see on nagu teine use case nii-öelda. Aga kas seal see ütleme, story'd on vaata jällegi üks teema, on ju, et seal on see, kus loeb ja mida vaatavad inimesed ju täna minutada rohkem, kui nad vaatavad feed'i asju. Et ma ei tea, Reelsid vist äkki domineerivad vist nagu story'sid vist äkki kasutuse. Et see on vist see üks põhjus, miks on sul mõistlik võtta mingi suurem influencer, sa tead, et kui ta paneb story seti, siis see saab rohkem nähtavust. No jällegi ma ütleks nagu nii ja naa, et me ise üritasime, kui me nagu numbrite poolest saime selle tööle teha nagu mõlemat, ehk siis sul on näiteks üks reel, mis on siis nagu põhiline nii-öelda sisu ja siis sa nagu tuletad seda meelde 2, võib-olla 3 nagu story setis hiljem. Ja ma arvan, see nagu kombinatsioonina on hea, nagu ainult story'dega, jällegi nagu üksikutel kordadel on nagu igat kombinatsiooni saanud tööle saada. Aga ma arvan, nagu ainult story'd võib-olla jäävad nagu nõrgaks vahepeal ja see nagu upside potential nii-öelda nagu reelil on kõvasti suurem, et see ongi see, et kui see on nagu mega hea sisu, siis see levib tegelikult kordades rohkem, kui sellel inimesel follower on. Story'd on nagu piiratud inimese ikkagi follower graphiga. Eks see, et ta nagu igat kombinatsiooni on nagu mõnes mõttes võimalik tööle saada. Aga jah, et mõtlengi täna ma arvan kõige huvitavam on see hästi hea reel ja ei ole otseselt oluline mitu followeri inimesel nagu on.
aga tookord, kui te seda influenceritega möllasite, kas seal oli TikTok ka või oli? Vahepeal, jah. Okei, aga et oligi, et nad tegid Instagram Reeli, nad tegid story seti ja siis teie saite ja kas see läks ainult nende lehele või see läks ka Balance'i lehele, te panite seda orgaaniliselt üles? See oli nagu jällegi kombinatsioone, aga peamiselt me läksime selles suunas, et nagu Instagram oli põhiline kanal, meie nagu pigem ei olnud seotud selle postitusega ja siis me üritasime muidugi jagada seda kui võimalik ja siis TikToki sama sisu postitamine ka, kui inimene, influencer kasutas TikToki ja saime hinnas kokkuleppele, siis nagu tegime. Aga et me too hetk nagu prioritiseerisime Instagrami. Jällegi täna ma arvan, et see nagu tasakaal võib-olla on nagu veits muutunud. Ja kindlasti sul on nagu unikaalseid inimesi kummalgi platvormil, ehk siis nagu kui sa mõtled nagu kuidas maksimumi kätte saada oma üliheast sisust, siis kindlasti tasub igal pool seda levitada. Aga kas on ka või palju see oluliseks pead, et see influencer on mingi eriala influencer? Kas teie puhul te sihtisitegi mingid finfluencereid või tavainimisi? Finfluencerid nii-öelda on meie ka nagu uutesse turgudesse seal näimisel. Me oleme just nagu selle nurga kaudu esimesena sisenenud. Aga ma ütleks võib-olla, ja see on väga oluline, see on selline nagu nii-öelda esimene koht turul, kus sul on teada nagu vajadus toote järgi, et see on nagu loogiline koht, kust siseneda. Ma arvan, lõpuks meie suurimad edulood on ikkagi üldse mitte kuidagi finantsteemadega seotud olnud inimesed, kes on teinud väga head sisu. Et meie toode lõpuks on selline keskmiselt finantsteadlikule inimesele, et me ise ka positsioneerime ennast mitte sinna kõige nagu suuremate vajadustega oma plaani järgiva inimese vastu, sest et me ei suuda nagu iga inimese detailsetele vajadustele vastata, et me üritame ehitada toodet, mida lai mass inimesi saaks kasutada. Ja selles mõttes ongi väga nagu üllatavaid koostöösid olnud, mis on väga hästi töötanud, mis on rahatarkusega väga nagu napilt nurga pealt seotud, aga tegelikult see ei olegi nagu nii peamine võib-olla. Sa oled juba päris mitu korda tegelikult maininud, et te ei toimeta ju ainult Eestis ja Eesti turg ei olegi teie kõige suurem turg, aga räägiks veits nendest teistest turgudest ka, et kuidas te üldse teiste turgude peal laienesite? Ma tean, et seal taga on päris interesting lugu. Jah, et see Eestis nagu edu tuli kiiresti ja siis me loomulikult arvasime, et see jätkub igal pool mujal ka. Ja eks ta nagu mingil määral jätkuski Lätis ja Leedus, aga me räägime ikkagi nagu väga väikestest riikidest kokkuvõttes. Ja siis, kui me nagu Baltikumist välja hakkasime vaatama, et siis oli üsna meie jaoks nagu suhteliselt suur nagu selline faas nagu välja mõelda, et mis riiki siis nagu minna. Aga see enne kui sa jõuad nonda riikideni, kas see Läti ja Leedu, kuidas sinna see laienemine välja nägi? Et seal sa ütlesid, läks suht kergelt, aga tegid samamoodi nagu Eestis või? Jah, põhimõtteliselt küll. Influencerid, metareklaamid. Jah. Aga lihtsalt Lätis ja Leedus meil tuli nagu selles mõttes lagi väga palju kiiremini kätte, et see nagu Eesti rahatarkuse community on selles mõttes nagu väga unikaalne, mida meie lähimatel naabritel nagu samasugusel kujul ei ole kindlasti. Et ma ei saa nagu liiga palju üldistada, aga nagu, mis me nagu hiljem nagu lätlaste kohta õppisime, on lihtsalt see, et nad nagu üldse usaldus nagu finantssüsteemi vastu on palju väiksem, et nende nagu ajalugu 00-ndatel on olnud teistsugune, neil on rohkem põhjuseid, miks mitte usaldada mingisuguseid rahatarkuse äppe ja inimestele ei meeldi investeerimine nii palju ja nii edasi, et see meie klienti seal lihtsalt nagu täna on vähem ja teine probleem on ikkagi valmidus maksta nagu subscription tootest, mis on palju väiksem Lätis ja Leedus, et ma olen siin, saame sujuvalt Delfi meediatele mainida, et kas või nende nagu majandustulemustest vaadata palju
mitu protsenti rahvastikust maksab Eestis uudiste eest versus Lätis ja Leedus, et see on nagu hästi-hästi drastiline erinevus. Et see kindlasti nagu ajas nagu muutub, aga hetkel subscription tootena on Eestis nagu kõvasti lihtsam ärimudeli poolest seda müüa kui Lätis ja Leedus. Okei, nii Läti-Leedu siis sai jõudis lagi ette. Nagu meie toote puhul on oluline see, et meil on pangaühendused, me süngime infot sinu pangaga ja selleks, et me sinu info siis edukalt süngitud saaks, see pangaühendus peab töötama. Mis tuleb nagu Euroopa Liidu regulatsioonidest, aga see on nagu selle implementeerimine on väga erinevalt arenenud erinevates riikides. Ja see on nagu oluline meil kõikide nagu meie tegevuste mõttes, et kui me toome endale uue kliendi, ta ei saa nagu toodet tegelikult kasutada, aga see tuleb välja, siis nagu juba kui me oleme maksnud kliendi saamise eest, et siis on raisatud raha nagu otse prügikast ja need inimesed ei konverdi üldse. Ehk siis nagu Euroopa riikide puhul ongi põhimõtteliselt meil oli nagu 20 valikut, pluss miinus nagu mõned turud ja siis me alguses üritasime nagu enda peaga lihtsalt välja mõelda, et mis riik võiks nagu hea olla või seal oli alati nagu mitu riiki, mingi 3-4 riiki, aga lihtsalt too hetk oli toode kõik ingliskeelne, et palju seal räägitakse inglise keelt, kuidas nagu rahatarkusega on, palju on elanikke, palju on elanikel raha, et kõik sellised nagu loogilised parameetrid iseenesest. Ja siis nagu proovisime mingisuguseid riikide kombinatsioone nagu läbi niimoodi. Aga sellega me tegitegi mingid feedid, otsisite avalikke andmeid. Jah, põhimõtteliselt küll, jah. Ja siis testisime meie mõttes siis metareklaamidega jällegi, et sa saad kiiresti turga nii-öelda avada ja sulgeda ja siis mingid kasutajad vahepeal saada ja siis vaadata, mis kasutajad teevad. Mitu riikide siis võtsite valikusse? No ongi, et me proovisime nagu igasuguseid väikseid nagu gruppe ja sellega nagu progress oli liiga aeglane ja ma arvan isegi nagu tagasivaates kõige suurem probleem oli see, et me ei suutnud nagu välistada mingeid riike. Ehk siis sul on nagu valid mingi 4 riiki, mis sinu arvates on head, sa leiad võitja nendest 4 riigist, aga kogu aeg on tunne, et nagu võib-olla me unustasime ära mingi riigi või nagu midagi võib-olla töötab veel paremini. Ehk siis me lõpuks jõudsimegi sinna lihtsalt, et me peame kõik riigid korraga panema üles 23 riiki. Lansseerisime korraga metareklaamid siis eraldi kampaaniad kõikidesse riikidesse, tõlkisime isegi reklaamid ära ja lihtsalt strateegia oli siis see, et põletame igal pool korraga raha ja vaatame, mis saab. Ja siis me kulutasime natuke alla 1000 euro iga riigi kohta mingi paari nädala jooksul. Ja siis panime jälle reklaamid kinni ja siis tegime hästi suure Exceli tabeli, kuhu me siis... Ja tegu oli äpi reklaamidega. Ehk siis allalaadimisele optimeeritud. Allalaadimisele või pigem vist isegi nagu triali alustamisele ja siis et me võtsime oma nagu parimad reklaamid Baltikumist, mis me teadsime, et reklaam töötab. Et siis sai nagu neid varieeruvusi seal veidi vähendada, et oleks natuke kontrollitum test. Okei. Nii, ja siis edasi? Siis panite need tabelisse? Panime tabelisse, jah. Kõik asjad, mille peale me nagu tulime, mida nagu omavahel võrrelda, et alates nagu turunduse metrikutest, siis vaatasime nagu tootekasutust, kui palju inimesed kasutasid, funktsionaalsust, loomulikult need pangaühendused, kas need töötavad, siis hiljem mõõtsime nagu kasumlikkust, kuidas conversion oli, mis plaani inimesed võtsid, siis lihtsalt nagu sellist juhuslikku kasutaja tagasisida, et kõik mingi Facebooki kommentaarid, App Store'i review'd, kui customer support'i kirjutati, et millist nagu tagasisidet, et kas nagu lahe asi või on mingid probleemid. Ja siis selle põhjal nagu põhimõtteliselt me saimegi sellise pingere kõikidest meile tol hetkel nagu saada olevatest turgudest. Ja siis sealt saigi nagu juba nagu palju siis struktureeritumalt edasi minna, et seal mingid riigid on nagu täiesti lootusetud ja siis osades riikides on lootust.
ja siis saabki edasi töötada selliste kindlalt hetkel nagu kõige paremate riikide osas. Mitte nagu igavesti selles mõttes asjad muutuvad, aga et seda, et lähikuudel on nagu selge, kus on potentsiaal kõige suurem. Mis siis lõpuks sõelale jäi? Sõelale jäi Belgia, Itaalia, Portugal, mis hiljem on nagu suhteliselt problemaatiliseks osutunud. Ja siis veel nagu mõned riigid, mis ongi näiteks nagu Holland, mis on, pole nagu meil põhifookuses olnud. Aga me siiamaani tegelikult katsetame seal ja asjad nagu, ma arvan, liiguvad pigem õiges suunas, eks siis see võib olla see järgmine suurem riik. Ja mis seal selle Portugaliga juhtus? Ühesõnaga, Portugalis oli lõpuks ikkagi pangaühenduste seis nagu hästi kehva, et nad on üles ehitanud enda nagu liidestused siis kõik ühe nagu 3. teenusepakkuja peale, kellega on sageli probleeme. Ja kui on probleeme, siis on probleeme kõikide pankadega korraga. Ehk siis niimoodi on päris raske. Kui teil need andmed jooksid kokku erinevatest riikidest, et kui pikk see periood oli, mil te seda kasutaja liikumist ja käitumist vaatasite, et üldse hinnata, et mis riiki on mõistlik panustama hakata? Ja, et me enamasti töötame 30-päevase nagu ajaaknaga, et meil on tänaseks nagu standard trial, ehk siis tasuta prooviperiood on 7 päeva. Ja peale seda siis inimesed hakkavad maksvaks kliendiks. Ja kuna meil nagu tasuta kasutamise võimalust ei ole äppis, et siis tegelikult see nagu selgub suhteliselt kiiresti peale seda, et paljud siis konverdivad. Et seal teatud erinevused, et inimesed kõik ei konverdi loomulikult kohe, aga me saame ikkagi nagu 30 päeva on vägagi piisav, et teada saada 90-95% tulemusi ja siis me saame lihtsalt eeldada need täis nagu tulemused. Kas te riikide siseselt olete ka katsetanud või eksperimenteerinud, et mis näiteks Eestis on ju inglisekeelne äpp töötab, kuidas teistes riikides on? Ja, et sellega me alguses nagu proovisime igal pool inglisekeelse äppiga ja olenevalt riigist nagu see töötab ka tegelikult. Aga nüüd meil oligi just sellest aastast hea näide Itaalia turult, mis oli siis esimene riik, mille me nagu tõlkisime kohalikku keelde toote poole ka. Ehk siis terve kasutaja teekond, alates reklaamist, App Store'ist, kogu onboarding, kõik on Itaalia keeles, kohalikus keeles. Ja see tegelikult nagu Itaalia turu konkreetselt aitaski sellisest napilt kasumlikust turust sellisesse kohta, kus me saame pidevalt seda nagu skaleerida. Et seal nagu see keel omas väga suurt mõju, aga mõnes teises riigis, et peale seda Itaalia keele edu me tegelikult oleme tõlkinud veel 6 keelt juurde tootesse. Aga Itaalia nagu mõju võib-olla oli kõige suurem seal. Teine riik on nagu Hispaania kindlasti, kus me nüüd jälle detsembris üle pika aja nagu tegime aktiivsemalt reklaami. Ja seal oli ka nagu muidu oli okei, aga kohe hakkas tulema nagu sõnumeid App Store'i reviewsid, et äpp on muidu lahe, aga kus hispaania keel on. Et siis seal on ka nagu väga suur erinevus. Ja me näiteks Saksamaa turul ei ole aktiivsed hetkel, aga ma kujutaks, et seal on ka väga sarnase. Aga mida selliste keelemuutuste osas nagu silmas peab pidama, et mõtlen, et mõni keel on ju hästi lühike, mõni keel on hästi pikk, et kuidas te nagu ära handlite kogu selle, ma ei tea, reklaamides kas või see ju tähendab päris palju muutmist igast visuaalide asjade puhul ka. No eks seda peab siis kohandama ka, et see nagu reklaami pikkust võib suht palju mõjutada, et meil need reklaamid, mis on voiceoveriga siis, et see inglisekeelne 35 sekundine reklaam võib olla 45 sekundit mõnes teises keeles. Aga et siis lihtsalt terve reklaami me editime siis ümber vastavalt keele kiirusele, et me eritame, et inglise keel on nagu see source of truth nii-öelda, mida me itereerime, siis me nagu kanname need muutused üle nagu teistesse keeltesse. Aga kes see uute, praegu siis nüüd, mis on siis süksed, mitu riiki siis praegu on need, millega sa sükke aktiivselt
täna kus te seda turundust suunate? Meil just lõppes jaanuari kampaania, siis me töötasime 9 riigiga, aga et seal ongi Itaalia, Belgia on võib-olla sellised põhilised käibetegijad ja siis me nagu katsetame väiksemas mahus teisi riike, milles me näeme nagu potentsiaali, aga mis ei ole veel seal suure eskaleerimise faasis. Et sellega oligi näiteks, Portugalis toimetame endiselt edasi, Hollandiga katsetame ja siis Hispaania ja Prantsusmaa olid nüüd sellised suured riigid, kus on nagu nii-öelda väga palju võita, mis nagu hetkel veel ei tööta, aga millega lihtsalt, kui on võimalus, siis me teeme tööd, et järgmist Itaaliat leida endale. Ja kui need paremad riigid jäid sõelale, mis te seal edasi hakkasite tegema, et nendes riikides kasvada? Et Euroopa testiga me saime seda teada, et kuigi mõned riigid nagu töötavad selgelt paremini kui teised, et siis tegelikult kusagil ei ole nagu seis super hea. Et sealt nagu oligi veel pikk tee minna, aga siis me saimegi nagu fokusseerida, me saime selle nagu turu küsimuse laua pealt ära mõneks ajaks ja fookuse panna nagu mujala. Ehk siis seal võib-olla tuligi rohkem mängu see töö nagu äppi onboardinguga, selle kasutaja esimese sessiooniga. Hinnastusega tegime tööd, ehk siis põhimõtteliselt hindade tõstmine sisuliselt. Siis oli vaja tõsta aastaste plaanide osakaalu, et mis protsent inimesi võtavad aastase plaani, mis aitab nagu jällegi seda rahavoo kiirust tõsta. Ja loomulikult ka visuaalid endaga töö, et need saavad alati paremad olla, et sellega on palju võita. No nüüd, kui see klient on kätte võidetud, on see siis Eestis või on see siis Itaalias, Hispaanias, Portugalis on ju, et sa juba mainisid ka, et siis tegelikult hakkab see päris töö pihta selle äppis endas. Milliseid eksperimente te olete teinud või kas on nagu mõni selline, mis sulle endal on hästi meelde jäänud, mis on päriselt silmnähtavaid muutusi ka toonud peale seda, kui te olete muutnud asju? No ma arvan, nagu muutuse poolest kõige drastilisema muutuse tegigi see sama, et me üritasime välja mõelda, kuidas nagu enda aastaste plaanide osakaalu suurendada ja tegelikult seal üllatavalt kiiresti jõudsime nagu selle eduni selles mõttes, et tegelikult nagu ühest paywalli ümber disainimisest piisas, et seda nagu drastiliselt muuta, et paywall on siis see koht, kus inimene peab prooviperioodi alustama. Me kasutame nagu hard paywall mudelit, mis tähendab, et siis, et inimene üks hetk jõuab paywallini ja kui ta sealt läbi ei lähe, et siis ongi nagu kõik, et seda nagu toodet tasuta ei saa kasutada. Et kui kaardi andmeid sisse ei pane, siis free trialit ei saa. Jah. No see nagu tuleb App Store'ist ka, et me peame maksida App Store'i kaudu ja siis App Store'il endal on sellised reeglid, et see alati on koos krediitkaardiga trialit siis. Aga me tegime sellist eksperimendi, et me muutsime korraga nagu mitut asja tegelikult, aga põhiline muudatus, ma arvan, mis selle suure nagu vahe tõi, oli see, et kui varem me näitasime paywallil mõlemat nii aastast kui kuist hinda ja inimene sai nagu siis selle vahel valida, siis nüüd me panime kuise plaani nagu ühe sammu võrra kaugemale. Nagu panite peitu ära, et seda ei näeks või? Jah, aga nagu ta on hästi nagu napilt kaugemal, ehk siis ongi lihtsalt ainult nagu aastane plaan on näha paywallil ja siis on vaata kõiki plaane. See on see väikeses mingis hallis kirjas kirjutatud seal ja siin on meie see kuine, kui sa väga-väga tahad. Jah, põhimõtteliselt küll jah, aga selle nagu mõju oli hästi suur, et me läksime 50% aastaste plaanide pealt. Hetkel on see kusagil 85-90%. Sellest ühest muutusest? Põhimõtteliselt jah. Päris kõva tulemus on see. Paar täppi hiljem ja juba on ja lihtsalt raha nii palju rohkem, suurepärane. Et lihtsalt tegelikult inimesel ei ole probleemi kulutada seda raha aastase subscriptioni peale,
aga kui ma saan aru, et kui panna talle nagu kõrvuti, et näed, võta kas see kuine, mis nii-öelda tundub odavam sellel hetkel lihtsalt, sest see number on väiksem versus siis see suurem number, mis on aastane, on ju. Sest tegelikult ma eeldan, et aastane tegelikult kokku tuleb odavam kui iga kuu maksta või? Või kuidas teil on? Jah, et aastasega inimene saab kindlasti discount'i. Noh, mida meie nagu rohkem vaatame on see LTV. Ehk siis nagu LTV mõttes tuleb tegelikult sama välja. Aga jah, et ongi see, et kui sa teed makstud reklaami, et siis on oluline ka see raha kiirus. Aga okei, et põhimõtteliselt inimene ikkagi valib selle, kui tal ei ole seda odavat varianti, siis ta ikkagi võtab selle, nagu, mis sa talle ette presenteerid, on ju. See pilt, mis sa maalid, see on see nagu tõde kasutajale, mis talle tuleb. Okay. Räägi sellest onboarding flow'st ka, kas te tegite seal ka mingeid eksperimente või muutsite midagi? Ja, onboarding flow'ga teeme pidevalt tööd, et üks asi näiteks, mis me parandasime, oli nagu sign in samm või sign up samm siis nagu enamasti. Et me märkasime seda, et inimesed, kui me anname neile nagu 4 vastuse varianti, Google, Facebook, Apple, email, et siis selle nagu conversion rate tegelikult ei ole üldse võrdne, et inimesed saavad edukamalt oma sign-upi tehtud Google'iga ja Apple'iga, edukamalt kui nagu Facebooki või emailiga. Ja kui nagu alguses see oligi meie nagu UI-s näitasime nagu neid variante võrdsetena, et siis nüüd tegelikult me nagu redisainisime selle niimoodi, et me suuname inimesi visuaalselt siis tugevalt selle asja suunas, mis pakub nagu meile kõige suuremat conversion rate, aga neile ka kõige paremat siis kogemust lõpuks, sest et Facebookis sa pead tegema lihtsalt rohkem samme selleks, et kuhugi sisse logida. Ja Google ja Apple'iga sellist on palju lihtsam ja siis inimesed teevad seda rohkem. Aga kui palju te metas eksperimenteerite? Et reklaamid jooksevad küll, aga ma ei või nimetas sa neid mingis osas eksperimentideks? Ja, et metas põhiliselt fokusseerime just visuaalidega eksperimenteerimisele. Et ma arvan, see nagu kampaania struktuuri pool sükeste väiksemate eelarvetega ei ole väga oluline. Aga visuaalidega tasub väga palju tööd teha. Ja me olemegi nüüd nagu, kui me eelarved lähevad suuremaks ja nagu see nii-öelda stabiilsus ja järjest nagu skaala kasvatamine on olulisem, et siis see visuaali nagu loomine on järjest rohkem süke nagu itereerimise protsess, natuke sarnasem nagu tootearendusele ka. Et me tahame nagu eksperimentidega saada oma visuaale järjest tugevamaks ja siis seal on jah nagu erinevaid asju, mis sa saad teha, aga võib-olla kõige olulisem lõpuks on isegi see jah, et sul oleks nagu mingisugune kindel protsess, millega sa selgelt defineeritud eesmärgi suunas liigud. Aga kuidas sa mainisid kui korra seda võitjate osa, et teil on mingid need parimad reklaamid näiteks, mis teil Eestis olid ja ma saan aru, et teil on ka osa mingid parimad reklaamid, mida siiamaani kasutate. Aga kuidas te need välja selgitate? Sest mõni ütleb seda, kui see Reimo Arm meil mõni aeg tagasi podcastis rääkis, et sa vaatad, et üks reklaam töötab, aga võib-olla selleks, et see töötas, ta pidi nägema teisi 5 reklaami selleks, et see üks tooks selle konversiooni ära. Et tegelikult on kohati raske aru saada, mis siis on või kas te lihtsalt vaadategi, mis sinna üles püsima jäävad, mida nagu meta jääb levitama üle pika perioodi või? Ja see on väga õige point jah, et see tegelikult nagu ka nagu see tervik nii-öelda, mis sul adsetis on erinevad reklaamid, et nad nagu omavad ka omavahelist mõju. Aga ütleme uute reklaamide testimisel põhiliselt meie jälgime siis seda, et mitu nagu triali hinda ja ka siis seda nagu trials per mille või installs per mille, ehk siis nagu 1000 vaatamise kohta mitu trialit või installi me saame. Ja tegelikult see on nagu üsna hea süke nagu varajane indikaator sellest reklaami potentsiaalist, et see ei ole nagu reklaami testimise faasis
ongi see nagu veamäär suhteliselt suur tegelikult, aga noh, eelmised märk on välja filtreerida nagu selgelt mitte töötavad asjad. Ja siis noh, ongi, et aja jooksul on järjest paremaks läinud ka see protsess, et kui meil on nagu võitev reklaami testimisest, et kuidas me siis samm-sammult seda viime järjest rohkematele turgudele, et me siis anname talle rohkem spendi, vaatame, palju me teda usaldame, kui endiselt performib, et siis viime nagu järgmisesse turgu. Ja siis niimoodi nagu kasvatame üles neid reklaame ja siis noh, kui ta üks hetk jõuabki igas riigis top 1 performivaks reklaamiks, noh, siis ta kulutatakse ära nii-öelda mingi perioodiga ja siis ta mingi hetk peab ilmselt kinni panema. Et sa ikka paned reklaami kinni ka selles mõttes? Lühitad välja ka neid? Kindlasti, aga siis, kui ta on selgelt nagu oma elu ja ära elanud ja siis nagu mina oma Excelis liigutan ta mitte nagu välja, vaid ma liigutan ta nagu nimekirja lõppu, ehk siis ta võib nagu peale väikest puhkust ka tagasi tulla ja kindlasti oluline on ka nagu itereerida enda võitvaid reklaame. Et me oleme hästi palju edu saavutanud tegelikult sellega, et sa nagu remixid nii-öelda või noh, hoiad värskena mingit võitvat reklaami, näiteks nagu selle hooki, ehk siis esimese 3 sekundi vahetamisega just. Et me oleme noh, 50-100% rohkem tulemusi saanud kätte niimoodi, et sa lihtsalt muidu jätad võitva reklaami samaks, muudad seal alguses esimest 3 sekundit. Saad uuesti kasutada, kuna inimesed vaatavad reklaame enamasti väga vähe. Ehk siis see on nagu enamus inimeste jaoks täiesti uus reklaam. Ja kas sa ütlesid, et eelarvet suunata, see tähendab, et sul on eraldi kampaaniad või kas sul on, kuidas see kampaaniat, see kontostruktuur sul välja näeb? No meie struktuur selles mõttes on väga lihtne, et meil on põhimõtteliselt igale riigile eraldi kampaania, eraldi adset. Ja siis noh, iOS ja Android on eraldi. Ehk siis, et sul on campaign on näiteks Itaalia, siis on campaign on näiteks Belgia. Nii, ja nüüd selle näiteks Itaalia, Belgia nüüd riigi all, mis adsetid seal on? Või ja mitu neid on? Põhiliselt ongi täpselt üks adset. Okei, üks adset, eks ju. Ja siis, okei, ja selle ühe adseti all on siis kõik need adsid ja reklaamide variatsioonid on ju. Okei. Et siis ma mõtlen, et siis ju seda eelarvet suunata, sa saad ju eelarvet suunata vist ainult kampaania tasemel. Jah. Et jah. Jah, aga noh, see visuaali testimise pool on nagu eraldi, et siis ongi fikseeritud eelarve, mis me alguses paneme igale uuele variatsioonile, et seda me siis arvestame nii-öelda kaotatud raha või noh, me eeldame, et see teenib ka meile 0 eurot tagasi. Aga et siis, kui ta juba jõuab sinna nagu always on kampaaniasse või nendele skaleerimise kampaaniatesse, et siis ta peab ikkagi oma roasi tagasi tooma selleks, et me hoiaksime seda seal. Aga kas üks asi, mida mina ei viitsi üldse teha, kui ma Metas reklaame jooksutan, on see, et mul see kogu energia läheb sinna visuaali peale selleks hetkeks, kui ma pean primary tekste tegema, siis mul on nagu motivatsioon otsas. Et palju sinna sa aega paned ja seal eksperimenteerid, kui oluliselt osa pead? Väga vähe oluliseks. Et selles mõttes ma jagan su lähenemist. Et jah, meil on nagu mõned siuksed tekstid, mis me siis kasutame, ma arvan, jah, juba võib-olla aastaid, et seal on nagu 3 teksti, mille vahel Meta saab valida. Ja siis eks me mingil määral nagu uuendame neid, aga põhimõtteliselt no ikkagi visuaal on 80% võib-olla rohkem sellest nagu kogu tulemusest. Et selle tekstiga ma arvan, et võidud on hästi väiksed võrreldes selle hea visuaaliga. Kuidas Metas, nüüd kus sa oled ka mõnda aega teinud ja näinud läbi aja, kuidas Meta algoritmi asjad muutuvad, et kuidas seal kui detailselt sa sihid, kui palju sa kasutad mingit lookalike audience asju, et kuidas see tehniline seadistuse pool seal on tehtud? Me hetkel tehnilise seadistuse poole pealt põhimõtteliselt saame ainult nagu inimese vanuse kindla limiidiga, sest me teame, et sellel on nagu suur mõju conversionile. Ja siis nagu asukohariik. Ja tegelikult rohkem nagu targetingi me tavaliselt ei kasutagi,
Lookalike'i kasutame selles mõttes, et me anname nagu selle signaali kindlasti Metale edasi ja samamoodi siis nagu Facebook, STK-d, kõik asjad, et see nagu hea signaali edasiandmine on kindlasti hästi oluline, aga seda nagu käsitsi targetimist Facebooki algoritmi sees tänaseks ma arvan, et ei ole üldse mõtet teha, see pigem on kahjulikum sulle enamikel juhtudel kui kasulik, et Meta on selles nagu üli heaks saanud. Ja kuidas, kui palju sa oled erinevate nende konversiooni eventidega eksperimenteerinud? Siuke mõõdukalt ehk siis see konversiooni evendiga sa otsid nagu head tasakaalu mahu ja siis selle evendi kvaliteedi vahel. Et meie tänaseks oleme nagu just selle nagu triali alustamise peal leidnud endale hetkel nagu optimaalse koha. Ja sellega me selles mõttes nagu rohkem väga ei eksperimenteeri. Küll aga on see, et võib-olla kui tulevikus asjad muutuvad niimoodi, et näiteks me hakkame ilma prooviperioodita ka võimaldama makseid, et siis nagu see purchase event näiteks muutub aktuaalsemaks. Aga muidu triali eventid toovad nagu päris kvaliteetseid kasutajaid. Ja võib-olla iOS-il isegi app installi kampaaniad on samamoodi töötasid tegelikult hästi. Androidi peal app install on liiga ebakvaliteetne signaal, et seal kindlasti trial on nagu see miinimum, mida meie puhul peab kasutama. Aga seda maksva kasutajaks muutumist, seda olete proovinud või see on olnud? Et proovite, et kui inimene teid tegelikult muutub automaatselt, seal ei ole mingit nupuvõetust, eks ole? Nojah, et kui ta ära ei cancelda. Ja, et ei saa otseselt optimeerida mingi paid useri peale. Aga me põhimõtteliselt saame ikka optimeerida, aga kuna meil ongi see 7 päeva prooviperiood seal sees, et siis see nagu signaal jõuab Metale nii suure viivitusega, et nagu Meta ei oska ise oma otsuseid teha oma kasutajate kvaliteedi kohta, et nad peavad liiga ootama signaali. Okei, aga räägi natuke Meta visuaalidest ka, et mis teie puhul täna on hästi toiminud? No vist kõige olulisem on mainida, et seda põhiliselt me teeme video visuaale, et nagu ad spendi protsendi mõttes ma arvan 70-80% läheb videosse, kõrval ka natukene staatilisi visuaale. Ja seal videos siis, kas te näitate oma äppi, kuidas seda kasutada või nagu mis see põhiline selline videosisu on, mis hästi levib? Ma arvan, et see on, meil on nagu 3 juppi seal nii-öelda, et ongi see hooki osa, mis on nagu 3 sekundit, siis on body osa, mis on selline klassikaline natukene probleemi teadvustamist ja siis nagu enda toote pakkumine lahendusena ja siis selle nagu näitamine ja siis on nagu CTA, mis on siis mingisugune call to action seal lõpus, et need on nagu 3 eraldi juppi nii-öelda, milles me mõtleme. Ja kõige rohkem tööd me täna teemegi just selle nagu hooki osaga, kus on nii siis nagu see tekstiline osa kui siis see video osa. Et see on võib-olla nagu eksperimenteerimise mõttes kõige parema sükse impact effort tasakaaluga. Ja see body osa, mis on siis nagu see suurem osa videost, seda me üritame nagu stabiilselt paremaks saada. Ja kuna erinevad kõik või paljud videoreklaamid kasutavad seda sama body, eks siis seal nagu need võidud on nii-öelda üleviidavad ka teistele reklaamidele ja teistele turgudele. Et näiteks me oleme seal nagu editimist viinud paremaks, see on nagu tempokam, seal on veits efekte sees, seal on audioefektid lisasime. Nüüd me oleme voiceoverid lisanud sinna, ehk siis sa saad nagu, see on see tootearenduse paralleel jällegi, et sa saad nagu itereerida seda asja tegelikult kõvasti paremaks sellest, mis ta alguses on. Aga mis see video, kuidas videote tootmine välja näeb, kes seal videos on? Kuidas need toodetakse? No tootmine näeb suuresti välja nii, et ma teen neid. Sina räägid ise ka või?
filmid seal ennast või? Nagu rääkimise osas me teeme Eleven Labsiga. Ehk siis AI voice startup, mis on täiesti suurepärane toode, väga soovitan. Aga muidu produktsiooni mõttes nagu ma ei teagi, DaVinci Resolve'ist saavad asjad kokku. Aga mis seal visuaalil näha on? Ongi mingi AI tegelane või? Visuaalid meil hetkel on... No, nagu ma mõtlesin videopildis. Ja. Et visuaalid on hetkel ikkagi nagu inimloodud. Ja tegelikult ma olen nagu hästi palju ka ise filminud neid. Just, et kui meil ongi need toote tutvustavad videod, et siis need klipid on minu filmitud ja ma olen ka ise nii-öelda peategelane teatud reklaamides. Mitte küll siis nagu sõnalise osaga, aga lihtsalt mis ma olen ise filminud. Sikke startupi low budget produktsiooni teema. Ehk siis sellised talking head'id ei ole see, mida te kasutate, vaid pigem ongi see, et mingi visuaalil on näha mingi toote kasutamine midagi ja voiceover on taustaks umbes niimoodi. Praegu et kuna me nagu tõlgime reklaame paljudesse keeltesse, et me ei ole seda talking head'i kasutanud, kuigi nüüd see AI-ga talking head'i tõlkimine on ka teema, ehk siis tulevikus ei ole nagu blokker enam. Aga varasemalt et kui see AI või voice AI sai nii heaks nagu ikkagi selle aasta jooksul, et siis me oleme varem teinud lihtsalt niimoodi, et sul on põhimõtteliselt nagu B-roll, mis ei ole oma sõnalist osa ja siis saad seal peal nagu itereerida seda tekstilist osa eraldiseisvalt, et see nagu produktsiooni mõttes on päris hea. Aga AI nagu tööriistad lähevad järjest paremaks ja neid nagu blokkereid eemaldavad. Ja kui hea teil retention rate on? Nüüdseks ütleme, kui teil ongi see, et te olete selle kasutaja kätte saanud, kaua ta umbes keskmiselt püsib? Toote pool. Jah, toote pool, jah, just. No ütleme... Seda saab vaadata nagu veits erinevalt. Meie puhul see nagu maksete retention rate on... Või on asi, millega nagu mina töötan kõige rohkem ja seal siis umbes 40% inimesi uuendavad peale esimest aastat. Ja me nüüd üle 3 aasta on toode laivis on, eks esimesed inimesed maksavad 4. korda vist see aasta nüüd toote eest. Ehk siis on täitsa sellised ka. Ja. Väga lahe. Ja kui te olete mõelanud selle metaga ja on näha, et sa lähed väga süvitsi selle asjaga, süke ikkagi väga detailne tase. Kui madalaks selle kaki oled keskmiselt umbes viinud? Meil on, oleneb see veits turust, aga see on suures pildis ikkagi nagu 30 eurot. Aga me muidugi see nagu, kakk on nagu vajaduse pärast madal selles mõttes, et meie B2C toode, subscription app. Ja palju customer lifetime value on? Ei tea pärast. Mingisugune, kui ta on aastane on ju subscription, see on mingi? Oleneb riigist, aga ma olen tõivab mingi 70-80 eurot. Aga jah. Okay. See on siuke nõrgem koht meie arvutustes. All good. No mis... Võib mu päris vastus ka olla muidugi see kaki paybacki osa. Ehk siis... Jah, räägi sellest kaki paybackist. Jah, et me nagu meta kasumlikkuse puhul kõige rohkem jälgimegi seda kaki paybacki ja meie eesmärk on põhimõtteliselt 1 kuu, ehk siis nagu esimese maksega me saame tagasi selle kohordi eest makstud adspendi. Et see hoiab seda skaleerimist nagu käimas, et see alla selle tähendab, et sul on kusagil mingit välist raha vaja. Aga jah, et see nagu kaki payback on kõige olulisem meile. Ja siis jah, et aastased plaanid maksavad tulevikus kindlasti veel, aga operatiivses mõttes nii-öelda on see payback kõige olulisem meetrik. Ma kuulen ja sa räägid nagu nii paljudest asjadest, mida te teete ja ma saan aru, et sa enamus asju teed üksi ise, on nii või? Aga sa veits mainisid neid AI tööriistu ka.
räägi veits lähemalt, mida te täpsemalt kasutate ja kuidas sa kasutad neid? Ja, et Eleven Labs on üks ülilahe tööriist, mille fänn ma väga olen, ongi voice-overite tegemiseks. Et see lihtsalt väärtus, mida nad loovad selle kuutasu eest on meeletult hea. Ja siis tõlkimine on teine nagu suurem asi, mis nagu tänaseks meil on 100% AI-põhine. Kuidas see käib teil? Et meil on siuke workflow tekkinud, et me nagu ühe AI-ga tõlgime ja siis teine AI annab sellele tagasidet. Ja siis see nagu tagaside või nagu parandatud versioon saadame tagasi esimesele AI-le, mis arvad, on parem, on halvem. Ja siis niimoodi natukene arutavad oma vahel ja siis me jõuame mingisuguse tõlkeni, mis peaks siis nagu väga hea olema. Ja kas need AI-d omavahel nagu, kas see on ka automatiseeritud, et üks AI teisele? See hetkel ei ole automatiseeritud, hetkel see on copy-paste meetodil, aga samas ma just mõtlesin, et tegelikult selle peaks samamoodi mingi N8N-iga lihtsalt selle üles joonistama, et tegelikult ei ole mind sinna vahele vaja, nad võivad omavahel arutada. Ja mulle Excelisse lihtsalt kirjutada, mis tõlge siis olema peab. Aga enne kui sa selle 2 AI süsteemi välja mõtlesid, kuidas siis tegite Google Translate'iga? No me alguses tõlkisime peamiselt ikkagi inimestega. Kasutasime nagu tõlkeplatvormi. Et see AI tõlge jällegi on nagu, ma arvan, eelmise aasta jooksul nagu väga-väga heaks saanud. Et esimesed katsetused AI tõlkega ma arvan, olid 2023 aastal ja siis samamoodi, idee poolest väga enesekindlalt AI tõlkis. Ja siis ma mäletan, meil oli üks hästi entusiastlik Läti kasutaja, kes võttis nagu Google Docsis ette meie reklaamid ja saime hästi punase Google Docsi tagasi kõikide nende vigadega, mis seal olid. Ja siis nagu minu enda siuke usaldus AI tõlgete vastu järsult langes. Läksime nagu AI pealt jälle inimtõlgete peale ja siis olime päris pikka aega nagu inimtõlgete peal. Aga nüüd just eelmise aasta jooksul on see jälle nagu tagasi kasvanud, et me nagu toote tõlgetes oleme ka liikunud nagu üle 90% AI peale ja me küsime kasutajatelt selle kohta tagasidet ja oleme seda võrrelnud ka nagu 100% inimeste tõlgitud siis keeltega, et tegelikult seal nagu erinevusi ei eksisteeri enam. Eks ma ei ütle, et see on nagu 100% perfektne alati, aga sellisest turunduse use cases, kus sul on vaja 5-10 visuaali korraga teha, ära testida. Ma arvan, et see on nagu täiesti piisavalt hea, arvestades kui palju see kiirendab, et isegi kiire tõlge inimestega on 24 tundi. Et nüüd sa lihtsalt paned 2 AI-d omavahel rääkima ja siis sul on reklaam valmis. Aga kas, millised keelemudelid on kasutusel teil tõlkimises? Tõlkimises kuidagi, see ei ole isegi üldse teadlik valik olnud, aga kuidagi alati see, kes kontrollib, on Google Gemini ja siis tavaliselt ChatGPT või Claude teeb siis selle nagu esialgse tõlke, siis Gemini hindab nende tõlkeid. Aga ma ise olen hästi suur Claude'i fänn, mulle meeldib see, ma arvan, mudelid on väga head, aga mulle see nagu kasutusmugavuse poolest meeldib nagu tunduvalt rohkem kui ChatGPT. Et ma kasutan peaaegu eksklusiivselt seda, aga meil ongi põhimõtteliselt tervel tiimil on nagu subscriptionid igas teenusepakkujasse, et sul ongi mudelid arenenud kiiresti, sa ei saa nagu ühte kohta pidama jääda, vaid nagu kõik roteerivad erinevate vahel ja olenevalt, kes viimasena mudeli release'is on ka muutub see, et kelle output kõige parem on. Ja ma olen ka aru saanud, et Claude pidi ka kõige sõbralikum tehisaru olema oma ettevõtte poolest seda, kui see Y Combinator ütles seda, mis on ju Sam Altmani enda nagu endine ettevõte. See enda podcastis öeldi seda, et Claude on siuke sõbralik tegelane, et ja. Aga millised AI tööriistad veel, et praegu sa mainisid neid, kes on miskit veel, Eleven Labs, sul oli hea need keelemudelid? Ütleme,
ongi mingi Nano Banana on ka tehniliselt osa nagu Google'i Gemini'st, aga eraldi toode, et võib-olla mida see teeb, kes kuulajad võib-olla ei tea kõik? Jah, et piltide genereerimiseks siis Google'i toode. See nagu osana sellest nagu produktsiooniprotsessist on omal kohal täitsa olemas, kui mul lemmik use case võib-olla ongi nagu teha variatsioone olemasolevale visuaalile kiiresti. Aga lõpuks see nagu jõuab ikkagi nagu Figmasse kõik kokku, et ma ei taha sealt saada nagu lõplikku tulemust, aga võib-olla kui mul on reklaamil praegu mingi üks taust ja ma tahaks kiiresti proovida mingi 5 erinevat varianti, et siis sa saad seda väga kiiresti proovida ja täiesti kasutatava faili, mida siis näiteks Figmas tõlgid erinevatesse keeltesse või kohandad seal edasi. Aga sina oled ju tegelikult oma põhiloomuses vähemalt kunagi olnud siuke disainer täitsa. Et kuidas sa vaatad sellele? Teised disainerid üldiselt siuke vihkavad seda tehisaru ja natuke siuke love-hate suhe ja niimoodi ja on väga skeptilised kõige selle suhtes ja tunnevad, neil tööd võetakse ära ja niimoodi. Kuidas sa vaatled seda asja või kuidas sa suhtud? Et sa küll täna ei ole täisaega disainer, aga südames ikka oled. Südames muidugi olen. Ma ise olen nagu üsna optimistlik kõige selle suunas. Ma näen, et see nagu AI rakendamine saab palju lisandväärtust luua tegelikult. Et ma arvan, see nagu kellegi töö äravõtmine on nagu väga kitsas ja lühiajaline vaade, vähemalt jällegi minu vaatepunkt. Aga ma arvan, me saame lõpuks lihtsalt teha nagu väga palju rohkem asju ja väga palju lahedamaid asju. Et kui me räägimegi näiteks nagu variatsioonidest, et siis me saamegi nagu turunduses rohkem asju testida, me saame kiiremini areneda. Täpselt sama tootearendus, et kui sul on lihtsam prototüüpe teha, siis sa saadki erinevaid rohkem variante läbi mängida, kui sa varem suutsid ja ma arvan, sa nagu lõpuks jõuad parema lõpptulemuseni, mis tähendab, et su kasutajal on parem toode. Ehk siis nagu ma näen nagu sellist positiivset tsüklit pigem. Silicon Valley's väga nagu tulevikus elavad inimesed võib-olla oskavad rohkem öelda selle kohta, et kui me nagu mingi 5-10-20 aastat edasi kerime, et mis siis saab, ma arvan, see on nagu väga siuke ettenägematu, aga ma arvan nagu lähi mõne aasta perspektiivis kindlasti AI-ga koostöötamine võib teha, üks on nagu nii-öelda mingi majanduskasvu produktiivse suurendamine, aga ma arvan, see võib ka nagu inimeste töödest hästi palju meeldivamaks ja toredamaks teha. Kui sa nüüd vaatad tagasi sellele ajale, mis on olnud teie suurim viga turunduses? Ühte suurt viga on võib-olla keeruline välja tuua, aga üks asi kindlasti on sama riikide testimine, millest me enne veits rääkisime, et seda nagu tagasi vaadates me oleks lihtsalt nagu pool aastat varem pidanud tegema täpselt sama asja. See oleks nagu kõvasti aega kokku hoidnud. Teed kõik korraga? See, et kõik korraga ei hakka valima ükshaaval mingeid riike või mõne haaval. Võib-olla üks lugu on veel seotud nagu referralitega, et see oli veel nüüd mingi pool aastat tagasi umbes, kui me lisasime kasutajalt kasutajale referralid ja me esimeses iteratsioonis mõtlesime, et prooviks nagu nii lahket auhinda kui vähegi võimalik inimesele, kes siis soovitab oma sõbrale. Et me andsime ühe soovituse eest aastase plaani välja. Numbriliselt Excelis see nagu ei töötaks never, aga lihtsalt mõtlesime, et nagu kui me nagu forseerime seda ka üle, et kui suur see kanal saab olla, tuleb välja väga halb lüke, sest et see nagu lihtsalt me nagu vehkisime selle auhinnaga inimestel silme ees ja see nagu kvaliteet oli tõesti kohutav inimestel, kes ta siis, keda soovitati. Et tegelikult seal, kui me tegime seda auhinda natukene vähem motiveerivaks, niimoodi, et me nüüd 3 inimese pealt anname välja aastat, tegelikult kasutajate kvaliteedi tegi palju paremaks, sest et siis lõpuks soovitavad inimesed, kes soovitavad seda nagu äppi enda pärast, mitte selle pärast, et
teeme vanaemale konto, siis ma saan aasta aega tasuta äppi, et see nagu kvaliteeti tõestis hästi palju. Ehk siis jah, õpid kogu aeg. No see on turundus. Iga kord on midagi uut. Aga anna meile lõpetuseks üks raamatu, blogi või podcasti soovitus ka. Ja ma mõtlesin selle peale ja mõtlesin seekord soovitada üldse mitte turundusalast väljaannet. Et ma soovitan sellist blogi kõigile nagu Smart Bear ehk siis tark karu inglise keeles. Seda kirjutab üks isegi võib-olla rohkem kui 2-kordne founder, aga 2-kordne unicorni founder. Ja ta kirjutab sellisest tooteteemadel, strateegiateemadel. Aga ma arvan, kuna ma ise tunnen, et mind on palju aidanud just selle nagu erinevate valdkondade vahel liikumine, et siis ma olen ka hästi palju lugenud seda blogi, just ongi, kuidas sa paned lõpuks nagu toote, turunduse niimoodi strateegilisemalt koos tööle, et sa lõpuks nagu suudad need erinevad huvid vahepeal ära ühendada ja võib-olla mõtled hinnastusele ka niimoodi strateegilisemalt, et lõpuks kõik asjad töötavad ühe eesmärgi nimel. Ehk siis tark karu tasub lugeda ja mõelda, kas sul ettevõttes töötavad kõik valdkonnad sama eesmärgi nimel või võib-olla nad peaksid kommunikeerima vahel rohkem. Ja kas sul on tark karu? Et no fantastiline, igal juhul oli tore sind jälle näha, nii et aitäh, et sa tulid ja rääkisid, kuidas asjad käivad ja kuidas see Balance'i elu elab ja aitäh meie tänase episoodi toetajale Zone'ile, et kui sa tahad, et inimesed sinu ettevõtet veebist leiaksid, siis on sul vaja veebilehte ja Zone on suurepärane abiline, kus saab väga lihtsasti kõik vajalikku sellega teha. Ja aitäh sulle, kes sa meid kuulasid. Kindlalt on olnud üks väga huvitav esimene episood sellel hooajal ja kui see sulle meeldis, siis jaga seda enda Instagramis, jaga seda LinkedInis. Kindlalt on väga palju startup turundajaid, kellel on mikrokogemusest õppida. Ja kui sa kuulad meid YouTube'is, Spotify's, Apple Podcastis, Delfi keskkonnas, siis kindlalt subscribe'iga meile, et sa kuuleksid esimesena, kuhu see startup turundus sel aastal liigub. Just nii, kuuleme järgmises osas. Seniks edukat turundamist.